Lõpetage volikogus joomine. Pool tundi tagasi selgusid Riigikogu valimiste elektroonilise hääletuse Venemaa alustas täna varahommikul sõda Ukrainas. ei kommenteeri. Kõige ehtsam lumpe. Tere tulemast. Rahvusringhääling kahjustab Eestile mainet. Tere tulemast kuulama Meediapalati 9. episoodi. Tudengid sünnitusmajast on tagasi ja tänane saade on natuke teistsugune eelnevatest. Nimelt minu kaasankrut Kristofferi täna ei ole, tema on puhkamas palmidel. Küll aga on täna minuga siin stuudios Katleen Loss. Tere. Liise Mölder. Tervist. Ja Hanne-Loore Tuubel. Tere. Ja räägime peaasjalikult Eurovisioonist, kuid enne käime kiirelt üle ka Riigikogus toimuva Varro Vooglaiu püüdlused asuda ERR-i nõukogusse ning Tallinna segikaevamise. Lähmegi siit kohe obstruktsioonide juurde, et kuidas ajakirjandus obstruktsioonidele tähelepanu on pööranud teie arvates? No mina olen näinud klippe näiteks sotsiaalmeedias nagu TikTokis, kus siis räägitaksegi, mis siis näitabki Riigikogu infotundidest ja istungitest välja võetud lõike, mis on minu hinnangul täiesti nagu häirivad, sest ma ei saa aru, miks on vaja tegeleda sellise jamaga seal, kui on nii palju olulisi otsuseid vaja ellu viia ja siis lihtsalt nagu lasteaias kiusatakse üksteist ja ei tea, segatakse üksteise tööd. Aga mis kasutajad? Kas see on nagu mingi erakonna kasutajad või mingi Riigikogu kasutajad? See on mingi Riigikogu.vai või? See on mingi eraldi Riigikogu, nagu TikTok on see. Neil vist on aga ma olen näinud ka tavainimeste omasid, mingid suvalised kasutajad ja nad on lihtsalt kirjutanud ka mingi, et vaadake seda või mingi midagi sellist. Need samad TikTokid on minu arust Twitterisse käinud, ma olen päris palju Twitteris ka neid näinud. Ma arvan et nagu need videod levivad üle sotsiaalmeedia, aga mina lihtsalt isiklikult on näinud TikTokis. See vist ei ole ametlik Riigikogu TikTok. Ei ole. Keegi teeb seda nagu... Ja. TikTokis on eraldi kasutajad, kes kohe võtavadki infotundidest neid mingi klippe ja panevad kokku. Okei, no mina panin tähele seda, et ma ei tea, võib-olla see minu enda subjektiivne meediatarbimis nagu harjumusest tulenev, aga et Delfi pöörab tähelepanu sellele Riigikogus toimuvale palju rohkem kui Postimees, et neil on avalehel eraldi sektsioon, ongi Riigikogus, ummikseis Riigikogus on selle nimi, aga samal ajal Postimees paneb rõhku just sellele abielu mõiste muutmise eelnõule ja see on hoopis suurelt siis avalehel esindatud ja need arvamusrubriigis ilmunud arvamus siis lood on ka Postimehes väga selge suunitlusega olnud. Et kas me saame seda nimetada nagu mõnes mõttes väljaannete kallutatuseks? No selles mõttes, et teatud väljaanded on ju alati olnud mingisuguse kallutatusega, et see kindlasti ei ilmnenud esmakordselt just obstruktsioonide teemal ja kui me räägime Postimehest, siis nii Postimees kui ka minu meelest ka Delfi tegelikult on olnud algusest peale opositsiooni poole kaldu, mida ilmestavad siis ka erinevad artiklid, arvamuslood, aga nagu näiteks tegelikult esindatakse seda teist poolt, sellepärast et Postimehes asja ilmus Kaja Kallase arvamuslugu, kus ta siis tõigi ausalt välja seda, et tõepoolest ka tema tunneb seda, et ajakirjandus on väga palju opositsiooni poole kaldu ja siis esitles nagu oma vaatenurka. Et võib-olla üritatakse saavutada seda võrdsust, aga ilmselgelt nagu objektiivsust seal ei ole hetkel selle teema juures. No minu meelest ka, et ajakirjandus on, me rääkisime sellest ka paar osa tagasi, et see on opositsiooni poole kaldu, aga minu meelest ka valitsuse kommunikatsioon on tunduvalt alla jäänud siis opositsiooni omale. Et ikkagi nagu üldist seda ühiskonna arutelu juhib opositsioon, mitte koalitsioon. Et siin obstruktsioonide käigus on kõlanud siuksed väited nagu valitsus oleks teerull, aga samas opositsioon on see, kes on peatanud Riigikogu töö täielikult mitte koalitsioon või lastetoetuste vähendamine, et räägitakse sellest, et lastetoetused vähenevad, aga ei räägita sellest, et harvikhaigustega laste toetused tegelikult ju suurenevad ja räägitakse sellest, et maksud tõusevad, et just kui röövitakse kõik vaeseks, on see narratiiv, aga samas kaob ära maksuküür, et nendest asjadest nii väga ei räägita. No seal ongi vaata need omad plussid-miinused ja siis mingi osapool võtab ainult selle ühe vaate ja siis hakkab täiega seda raiuma lihtsalt. Minu arust seda on nagu hästi tunda seal Riigikogu saalis nagu. Ja need viimased videod, mis sealt Riigikogust on tulnud, need on... Need on päris head. Ja, laseme ka ühte või? Laseme. Võime lasta, jah. Davai.
Ühesõnaga, Monika Helme tahtis, et keegi lastaks maha. Ma ei tea, kes. Kas need samad klipid käivad TikTokist ka läbi või? Vot seda ma ei ole näinud, aga sarnased, jaa. Mida räägivad koalitsioonisaadikud sotsiaalmeedias, mis teile silma on jäänud? No näiteks Karmen Joller on teinud oma Facebooki seinal mitmeid postitusi, kus ta ongi siis koalitsioonipoolset vaatenurka esitlenud. Ja ta juhtis tähelepanu muuhulgas ka sellele, et tegelikult ükski poliitik ei tahaks kohe ametisse astudes teha nii palju ebapopulaarseid ja rahvavaenu õhutavaid otsuseid, aga ilmselgelt nagu selleks on äärmine vajadus. Ja jah. Mina nägin ka neid, lugesin ka neid Karmen Jolleri postitusi ja nõustun Katleeniga. Ja lisaks ta tõi Karmen Joller tõi siis välja ka, et tema arust on kogu see obstruktsiooni asi ja opositsiooni väljaütlemised justkui protest valijate vastu ja Eesti rahva vastu, sest et Eesti rahvas ju valis need inimesed sinna valitsusse. Et jah. Minu meelest oli huvitav see, mida ta välja tõi, et varasemalt ka kasutati ju obstruktsiooni siis, kui oli kooseluseaduse see eelnõu ja taheti seda rahvahääletusele panna, aga et ta seletas tegelikult oma Facebookis väga hästi ära, mis see erinevus on selle vahel. Et praegu sisuliselt on seisatud kogu Riigikogu töö, aga see, mida tehti kooseluseaduse hääletuse või selle eelnõu ajal oli siis see, et ühe eelnõu vastu tehti neid obstruktsioone, et seal on põhimõtteline erinevus, et praegu sisuliselt Riigikogu on töövõimetu ja vähemalt mina seda nagu vahet küll kuskilt ajakirjandusest niimoodi aru ei saanud, et ajakirjandust jälgides uudiseid vaadates jäi siuke mulje, et tegu on lihtsalt täpselt samasuguse obstruktsiooniga. Ma nõustuks ka pigem sinuga, et see on ikkagi erinev. No erinev on ta kindlasti jah, sellepärast, et terve Riigikogu töö ei seiskunud ju tol korral. Jah. Praegu mingi nädal aega ju lihtsalt, minu arust eelmine nädal alustati ja siis nädal aega nüüd on seda nii-öelda jauramist ja siis nüüd äkki see nädal siis saadaks edasi minna. Aga toona ei olnud veel tegelikult meedias ka selliseid väljaütlemisi, nagu hetkel Martin Helme ütles, et Riigikogu koalitsioon ei saa nüüd põhiliselt sügiseni tööd jätkata normaalselt. Et nagu selles mõttes, et see kumab ilmselgelt nagu pahatahtlikult, aga toona lihtsalt siis tollaegse opositsiooni ainus eesmärk oli see, et tõesti see kooseluseadus ikkagi jääks lauale. Et see on minu meelest see erinevus, et üks on pahatahtlikkus, teine on lihtsalt siiras soov nagu enda see nägemus saavutada. Ja ma olen nõus selle pointiga. Aga kas teil mingid teiste Riigikogu liikmete postitusi veel silma jäi? Ma leidsin siis Twitterist Eesti 200 postituse, kus siis Igor Taro on öelnud, et mul on üks ettepanek, teeks nii, et kui Riigikogu istungit ei saa rakendada ja sisuliselt tööd alustada, siis Riigikogu liikmetele selle päeva eest palka ei maksta. Ma ei tea, ma täielikult nõustun sellega nagu. Mulle meeldib see, et Eesti 200 on palju uusi ideid just selle Riigikogu töö osas ja see on üks nendest. Et see oleks ülilahe tegelikult. Aga siis on küsimus sellest, kes defineerib, mis asi on töö ja nii edasi, aga siukse vahe repliigina minu meelest väga tabav. Ma näen, kuidas sa loed, et nüüd see pool tundi oli jauramine ja see pool tundi nüüd oli vaata töö tegemine, et see on hästi raskesti võistatav, aga samas minu arust väga-väga aus point. Meediapalat. Nii järgmisena võiksime siis veidikene arutleda siuksest tegelasest nagu Varro Vooglaid ja sellest, et ta siis soovib kandideerida ERR-i nõukogusse. ERR-i nõukogu siis koosneb Riigikogu liikmetest ja Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna asjatundjatest. Riigikogu kultuurikomisjoni ettepanekul nimetab Riigikogu ühe esindaja igast Riigikogu fraktsioonist ja siis 4 asjatundjat Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna hulgast. Ja nende volitused kestavad siis 5 aastat ja teistest fraktsioonidest on siis kandidaatideks praegu Marek Reinaas Eesti 200-st, Tõnis Mölder Keskerakonnast, Valdo Randpere Reformierakonnast, Raimond Kaljulaid Sotsidest ja Priit Sibul Isamaast. Aga miks siis Varro Vooglaid on niivõrd palju tähelepanu saanud või miks tema ümber see kogu tähelepanu on siis see, et Vooglaid on meil sihtasutuse perekonna ja traditsiooni kaitseks juhataja ja selle alla siis kuulub ka uudiste ja arvamusportaal Objektiiv, samuti siis Objektiiv TV, mis on siis see YouTube'i kanal, aga ERR-i seadusest tulenevalt ei tohi siis ERR-i nõukogu liige olla esiteks meediateenuse
osutaja, juhtorgani liige, teiseks lepingulistes suhetes mis tahes meediateenuse osutajaga ja kolmandaks siis meediateenuste osutaja osanik, aktsionäriga liige, ehk siis ta ei tohigi olla mingi meediaväljaandega seotud. Minu jaoks natuke naljakaks teeb selle olukorra see, et Riigikogu kultuurikomisjoni suutnud võtta seisukohta selle teema osas, kas Varro sobib sinna nõukogusse või mitte ja pöörduti siis Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole hinnangu saamiseks. Et ei tea, mis teie sellest arvate, et kas Objektiiv on piisavalt tugev väljaanne või ei no, mina arvan, et Varro Vooglaid ikkagi, kui ta tahaks olla ERR nõukogus, siis ta ei tohiks olla selle Objektiiv TV-s, sest et ilmselgelt Objektiiv TV on ühe erakonna maailmavaadetel põhinev ja see ei lähe kokku siis päris neutraalse ja avalik-õigusliku meediaga, nagu on ERR, siis minu arvates. Varro Vooglaid ise muidugi öelnud, et tema pole nii-öelda sellega nii tugevalt seotud, et tema roll piirdub sellega, et ma käin korra nädalas, osalen seal ühes saates, aga kuna portaal Objektiiv kuulub siis selle sihtasutuse alla, mille juhataja ma olen, siis seda pidi olema ka formaalselt seotud. No ma ütleksin, et see on võib-olla selline võta või jäta situatsioon, et kas ta siis loobub oma sellest ühest raadiosaatest nädalas või ta loobub kohast ERR-i nõukogus. Kusjuures mingi artikkel oli ka sellest, et ta vist pigem loobub oma sellest sihtasutusest kui oma ERR-i nõuniku nii-öelda liikme kohast. Seal oli see trikk, et ta saab liigutada selle meediaks loetava osa nii-öelda sihtasutuse alt välja, et ta ei täpsustanud täpselt, kuidas ta seda teeb, aga et sisuliselt ta ikkagi jääb nende kõikide asjadega seotuks, sellepärast et kes seal praegu portaali juhib tema väitel, ehk siis Vooglaiu väitel Markus Järviga on nad väga head sõbrad, et Markus Järvi võib seda meedia poolt edasi juhtida ja samal ajal Vooglaid saab ERR-i nõukogus istuda. Minu jaoks oli huvitav see, et Vooglaid ütles, et ta tahab sinna nõukogusse minna sellepärast, et ta tahab seal tegeleda poliitilise tasakaalustatusega ning üldise neutraalsuse ja objektiivsusega. Aga kui me vaatame nüüd seda tema enda väljaannet ja tema enda sihtasutust, siis neutraalsust ja objektiivsust seal väga palju ei ole. Et ajakirjanduslikust aspektist Objektiiv tegelikult ei järgi ajakirjanduseetika koodeksit ja nad ei lähtu üldistest printsiipidest, mis käivad hea ajakirjandustava juurde. Et see minu meelest on see demagoogia, kui ta ütleb, et tema läheb sinna neutraalsust ja objektiivsust looma või viima. No jah, nende väljaandes paraku objektiivsus on ainult nimes. Jah, see Märt Koigil oli kunagi hea see videoseeria ka, Saap Objektiiv, kus ta siis rääkis Objektiivi tegevusest. Aga Ilmar Raak kommenteeris ka seda teemat. Kas te lugesite seda? Jaa, Vikerraadiost avaldas seal. Üks huvitav mõte oligi see, et mis ma leidsin, et kui juhuslikult härra Varro Vooglaidule peaks jääma see, et ta saadab nii-öelda mõlemat asja teha, siis ta Raak siis tõi välja pointi, et miks siis näiteks ei ole Postimees Grupi või Ekspress Grupi esindatud, et hakkab nii-öelda ERR-i nõukokku kaasama siis teisi meediumeid ka, mis on minu arust päris hea point. Miks, me teame, et Vooglaid hakkab ilmselgelt seal oma kindlat nii-öelda rida ajama, et las siis olla nii-öelda kõik või siis rohkemad väljaanded võib-olla esindatud. Ja selles mõttes küll, et siis võiksid kõik omanikud seal mingid jokkskeeme teha, et kuidagi ennast sinna nõukogusse nihverdada, et küsimus on selles, kas me põhimõtteliselt hoiame nagu seda joont, mis meil praegu on, või me lubame mingisugust jokitamist ka. Aga selles teemas vist lõppvastust veel käes ei ole, et lähipäevad toovad meile selle täpsema info. Üks asi, mis sealt Raagi sellest veel välja tuli, et ta ütles, et tema on olnud ERR-i juhatuses kunagi ja et paljudel inimestel, kes sinna nõukogusse lähevad, et neil on nagu eeldus, et kui nad sinna nõukogusse lähevad, siis nad saavad hakata mõjutama teatud saadete või programmide nagu sisu. Aga tegelikult see päris nii ei käi, et nõukogu tööülesannete hulka ei kuulu konkreetsete saadete mingisugune paika panemine, et sellega tegelevad teised inimesed ja tema tõi välja selle väga lihtsa printsiibi, et poliitikud ei saa siis rahvusringhäälingus
mõjutada siis sisu ja toimetuse tööd, et sellisel juhul oleks tegu riigimeediaga, mida me võime näha Venemaal, aga et meie Rahvusringhääling ei ole sedasorti meediaasutus, et meie Rahvusringhääling sarnaneb pigem BBC-le, kus poliitikutel puudub võim toimetuse tegevuse üle. Varro vist loodab, et ta läheb sinna enam maailma muud valida televisiooni, aga nõukogu esmane ülesanne on ikkagi jälgida lihtsalt eelarve täitmist ja kujundada üldiseid strateegilisi tegevussuundi, nii et vaene Varro ütleks mina. Meediapalat. Viimase aja suurim ja kallim 46 miljonit eurot maksev liikluskorralduse muudatus Tallinna linnas algas ehk Vanasadama trammiliini ehitus, millega kaasnevad ümberkorraldused pöörasid liikluse Tallinna kesklinnas pea peale. Alles 2025. aasta veebruariks valvim projekt seiskas liikluse linna südames, Laikmaa, Hobujaama ja Ahtri tänaval, millele lisaks on veel ehituses ka Jõe ja Pronksi tänav ehk kogu südalinn. Veel algab suve esimeses pooles kesklinna vahetusläheduses 1,5 aastat kestev Tondi raudtee ülesõidu 2-tasandiliseks ehitamine, mis läheb muuseas linnale maksma 7,2 miljonit eurot. Ja kõigele lisaks teatas Tallinna linn, et Utilitas alustab 15. mail ehk eile Liivalaia tänaval Tartu maantee ja Juhkentali tänava vahelisel lõigul kaugjahutusvõrkude rajamist, et luua võimalus keskkonnasõbralikumaks linnahoonete jahutamiseks. Mis meie arvame siis sellest suurest projektist, mis ette võeti? No Tallinna elanikuna ütleksin seda, et ka ise olen sattunud sinna kruusa ja liiva ja kõige muu vahele kõndima ja peaksin nõustuma mõne meie Eesti säravama staariga, et ka minu tossud sarnaselt Marko Tasasele said mustaks, mille üle ma sugugi rõõmus ei olnud. Ja kui sul oleks võimalik, Martin, lasta see klippi, kus... Kohe, lasen. Kas sinu tossud maksid ka 850 Minu tossud 830 eurot ei maksnud, aga kahju oli ikkagi. Kas siin kaevatakse? Tahtsime taksot võtta, ei saagi. Kuidas me sinnapoole saame, seda ei saagi. Tšernobõl. See on muideks hullem kui hernaretk. Ja ussikatk. Täitsa lõpp. Ma ei teagi, kas lähme siis siit poolt või? Täitsa haige, ma ei teagi, meil on vaja sinna poole nüüd saada. Nagu öeldakse, milleks seda vaja on. Mina oma 830 euroste tossadega nüüd kabjatasin. Ma vaatame, kus me... Jah. Täitsa pekkis. Mitte midagi ei ole muutunud. Vaevu teevad siin. No vot, siuksed olid Marko kommentaarid Tallinna ehituse kohta. Kes ütleb kõndimise kohta kabjatamine nagu? Versace prillide ja 830 euroste kossile. Nii hea. Minu jaoks oli huvitav see nende ehitustööde ajastus, et praegu on 2023, meil olid Riigikogu valimised ja kui me vaatame, mis ajaks need valmis saavad, siis need valmivad täpselt aastaks 2025, kui meil on kohalike omavalitsuste valimised. Ja mul tekkis küsimus, et kas tegu on Kõlvarti ja Keskerakonna tagasivalimisprojektiga või mitte, et miks on vaja korraga kõik kinni panna. Et selles küsimuses olen mina Marko Tasasega samal lainel. No Kõlvart põhjendas näiteks 2 suure objekti korraga tegemist sellega, et nende puhul on tegu välisfinantseerimisega ehk on kindlaks määratud periood, mille jooksul tulevad tööd ära teha. No samas hea nali, mis ma ükspäev Instast nägin, äkki mingi Šeinafookinagas või midagi, et kõik on üles kaevatud ja mingi ühker pommiauk näeb kogu Tallinn välja ja siis meil on rohepealinn, mis see Tallinn see aasta on, on ju. Ja. Et no midagi on natuke valesti seal pildil. No Tallinna abilinnapea Vladimir Svet ütles ka, et seda tehakse üldse sellepärast, et luua paremat linnaruumi jalakäijatele ja et kogu haljastust korda teha ja... See on täitsa võimalik, aga see kõik valmib aastaks 2025, mitte 2024. Või, et see aasta on kultuuripealinn. No võt, seda enam. Eesti Laulul vaata jõhkralt näidatud vaheklippidena on ju, et Tallinn. Aga ma leidsin Twitterist veel, et Liisu Lass jagas siin üks päev, kuidas siis nende kolleeg AK-st üritas siis mõned päevad tagasi saada Tallinna linnalt visuaale, et kuidas kõik pärast suurt kaevatööd välja hakkab nägema, et oleks siuke positiivne perspektiiv, palju rattateid, haljastust ja muud juurde. Ja mis tuleb siis ja mis kaob, aga kõrvalt vastas siis selle peale, et sellist plaani meil praegu üldse ei ole.
nii et ajakirjandusel ei ole väga varianti seda asja positiivselt kajastada, kui ei ole näidata, mis see lõpptulemus on. Just. Minu jaoks oli huvitav see ka, et Vladimir Svet tõi välja need põhjendused, et miks need asjad kõik edasi on lükkunud ja üks põhjus, mis ta välja tõi, oli sõja tõttu, aga mul tekkis küsimus, kuidas sõda lükkab edasi Tallinna tänavate ehitust. Et Covidist ma saan veel aru, aga et kuidas see Ukraina sõda, et see tundub natuke siuke teema, et nad on võtnud need kõik, sõda saab praegusel ajal iga asja vabanduseks välja tuua põhimõtteliselt. Ja nad lihtsalt on võtnud mingid asjad, toovad need vabanduseks, aga tegelikult ikkagi minu vandenõuteoreetik minu peas ütleb, et tegu on ikkagi valimisteks valmistumisega. No, kui me ajastusest muidugi räägime, siis on veel see asi ka, et abilinnapea Vladimir Svet ütles ka seda, et keerulisemad tööd planeeritakse mõistagi suveajale, et inimesi oleks linnas vähem ja et lapsed ei peaks pidevalt kooli ja koduvahet sõitma. Aga suvevaheajale või suveajale üldsegi on planeeritud ka noorte laulu- ja tantsupidu ning linna läbiva rongkäigu ajaks oleks vaja, et kõik need põhiristmikud oleks avatud. Et see on selline huvitav, et kuidas nad siis mõtlevad teha seda kogu selle ümberkaevamiste ja ehituse keskel, et sealt hästi mingi mitme tuhandepealine rahvasalk mööda pääseks. See on tõesti hea küsimus, aga ma arvan, et me hakkame suvel seda video vahendusel kindlasti humoorikalt nägema. Meediapalat. Möödunud nädalavahetusel leidis taaskord aset Eurovisioon, mida korraldasid sel aastal erandkorras 2 riiki, Ühendkuningriik ja Ukraina, ning võidukarika viis koju Rootsi, keda esindas Loreen. Ehkki tähelepanuväärne oleks mainida, et rahva võitjaks osutus hoopis Soome esindaja Kääriä. Mida teie Rootsi võidust arvate? Ei ole õnnelik. Mina ütlen, et ma olin ikkagi Soome poolt, et seda oli näha ja kuulda, et rahvas ikkagi saalis oli tegelikult Soome poolt ja ikka ma arvan, et see Loreeni võit tuli veidikene tema nime pärast võib-olla või see, et kunagi ütles eufooria ja kõik on nüüd eufoorias. Et mina olin ühesõnaga Soome poolt. Selles mõttes et see laul oli küll hea, aga ma ei ütleks, et teist korda väärib sama inimene suhteliselt sarnase looga. Ausalt öeldes nagu võitu, pluss tõesti see, mis Liisa praegu välja tõi, et rahvas ka seal saalis oli tunduvalt rohkem Soome poolt, et seal hääletusel ka lõpupoole inimesed lihtsalt vahepeal mingi väikse pausi tekkimisel lihtsalt karjusid tša-tša-tša ja see saatejuhid pidid ka kuidagi nagu tasandama või rahustama seda rahva hüüdeid, et edasi minna sellega. Räägin mingi TikTokiga, kuidas, nüüd on nii palju, kuidas ikkagi see Loreeni laul on tegelikult mingi, ma ei tea, 4 või 5 erinevast laulust tegelikult kokku pandud, et seal on päris palju sukest sarnaseid neid viise, mis on teistest lauludest. Ja fännide hinnangul see meenutab kõige enam 2011. aastal Ukrainat esindanud Mika Newtonit, kelle lugu oli Vplenu, mis pandi siis selle Loreeni loo kõrvale mängima ja see oli identne selles mõttes. Aga Eurovisioonil on see 8 takti reegel ja see vist üldse kehtib plagiaatide kohta. Et kui üle 8 takti ei ole sarnane, siis tegelikult ei ole mitte midagi teha. No tänapäeva muusika tegemine, nii palju kui ma aru olen saanud, siis iga Eurovisiooni järel räägitakse nendest plagiaadi teemadest. Et lihtsalt sul on, kuna elektrooniline on enamuses muusika tegemine, siis samplid ja asjad on lihtsalt samad ja paratamatult mingid asjad sul kõlavadki sarnaselt. Seda küll. Mingi fraas sellest laulust oli täpselt nagu üks Aba laul näiteks ma kuulsin ja ma ise ei olnud mõelnud sellelegi. Just täna nägin seda TikTokis, mõtlesin, okei. Kas see on mingi suunitlusega, et Aba 50 järgmine aasta, küsimärk. Seda laulu kuulates oli küll, ta oli tuttav, aga ma ei suutnud ära nagu tuvastada, et kus ta tuttav on täpselt. No mulle meenutas ka ikkagi, ma tundsin ka kohe, kui ma seda laulu kuulasin, et on kuidagi millegi sarnane, aga ma ei tea, miks, aga ma ikkagi kuidagi oma peas lõin paralleeli selle tema eelmise lauluga Eufooria, ma ei tea, minu arust see algus oli kuidagi sama ja midagi seal veel. Ei, ma lihtsalt tahtsin öelda, et ma ei ole väga nagu muusikasisene inimene või nagu ma ei tea kõike muusika kohta, aga mulle tundus lihtsalt kuidagi sarnane. Kusjuures sellel teemal rääkis Loren ERR-ile, et need lood on täiesti sarnased, aga need sarnanevad just eelkõige oma ülesehituse poolest. Et ka alguses on selline rahulik, vaikne ja siis hakkab järjest kasvama, läheb järjest võimsamaks
ja siis lõpuks on selline, nagu ta on, mida oli ka Eufooria. Võib-olla on seda mingi vaata artisti mingi nagu nišš. Jaa, täpselt, et tal on niisugust moodi laulud, et ei tea. Seda küll. No võimalik. Õnneks popmuusikast tõesti tuleb väga palju ette seda sarnaseid sampleid ja nagu tegelikult, kui Tanja esindas Eestit selle Amazinguga, siis öeldi ka, et ju meenutab väga Loreeni. Minu arust ta tegigi aasta hiljem ja ta tegi ka seda tantsimist laval, mida Loreen tegi tegelikult ju esimesena. No seda enam oleks minu arust olnud aus ja põnevam, kui oleks keegi teine võitnud ja hoopis teistsuguse nagu žanriga. Aga keda te oleks tahtnud, et oleks võitnud siis? No minu enda lemmik või nagu mulle sümpatiseerisid kõige rohkem üldse Norra ja Iisrael, aga Rootsi asemel ma oleks ikkagi nagu Soome võitu lootnud rohkem või ma oleks väga õnnelik olnud, kui Soome oleks võitnud ka. Siis oleks saanud üle lahe minna ja... No tehniliselt Tallink tegi juba reklaami sellele, et ükskõik, kas Soome või Rootsi võidab, tule Eurozoonile Tallinkiga. No mida iganes. Rootsi kruiis on lahedam. Seda küll. Ma ei tea, minule meeldis ka Norra rohkem ja no kui on Soome ja Rootsi, siis kindlasti Soome, sest et see oli energilisem ja kaasahaaravam. Et see Rootsi lugu, ta ei olnud halb, aga nagu see aasta oli minu meelest päris palju tugevaid lugusid, et kas see nüüd oli kõige tugevam, ma ei ole kindel, et miks see žürii nii palju talle hääli andis, minu jaoks jääb arusaamatuks. No seal juures on kurb faktor see, et tegelikult Soomel on alati niimoodi, et kas käsi on kullas või või see teine mullas. Aga Rootsi on ikka alati seal top 5 ja nemad oskavad vorpida neid poplugusid, mis rahvale meeldivad. Et selles mõttes oli väga kurb, et Soomel oli hea võimalus võita. Ja... See esineja ise oli ka nii kurb, et või nagu kohe ta näost oli näha, et ta oli pettunud. Oli väga pettunud. Ja minu arust tal oli üliäge show ka. Võib-olla ta meenutas mulle natuke Tommy Cashi, ka oma mingi kostüümidega, oma tantsudega, oma lauluga ja nagu showga. Tal olid ka ju siuksed tantsijad ja siuke põnev show oli, mis nagu kutsus kohe vaatama minu arust, aga ma saan aru ka sellest, et ega ta igale maitsele ei ole. Samas see Loreeni hüdrauliline press oli ka päris stiilne tegelikult. Aga lemmikutest sa küsisid veel. Minu lemmikutega paraku tavaliselt läheb niimoodi, et poolfinaalist nad edasi ei saa. See küll läks veidi paremini. Austrial läks päris kenasti, aga siis telehääletajatelt nad said ainult 16 punkti. Aga see oli muidu see lugu, kus oli 2 naist, nad laulsid Edgar Allan Poe'st. Ja... See oli päris catchy laul. Nagu alguses see mulle ei meeldinud, poolfinaalis ma selle poolt ei hääletanud, aga finaalis ma kuulsin enne seda Marko Reikopi juttu, kus ta rääkis selle nagu taustaloo ära ja see oligi sellest, et tegelikult nagu naiskirjanikud ei saa üldse tähelepanu, ei saa üldse kiitust, ehkki nad pingutavad sageli sama palju või enamgi veel kui mehed. Et see oli minu arust nagu hea irooniline lugu ja sellest hetkest alates hakkas mulle meeldima. Ma ei tea, kas te mäletate, Serbial oli üks noor poiss. Äkki veits nagu Michael Jackson välja minu arust. Oli või? Nagu siuke valge särk, lokkis juuksed veidi. Ta oli natuke selline Serbia Shawn Mendes või nagu Vichy Shawn Mendes. Aga ilus oli. Ja see lugu oli väga hea, see rääkis ka kooli tulistamisest. Ja ma ei tea, mulle lähevad korda sellised sõnumiga lood, et Cha-Cha-Cha'l minu jaoks ei olnud nii tugevat sõnumit. Ehkki Piina Colada on mõistagi hea, aga... Piina Colada ei rada ja sellise päris hea. On sul veel mingi lemmikuid või? Lemmikuid? No Eesti. Alika oli täiesti suurepärane. See oli, ma arvan, et minu elu jaoks oli esimest korda, kui Eesti laulud läks päriselt minu lemmikartist. Ja Alika, nagu me nägime ka Kihlveokontoritest tegelikult algust teda ei ennustatud üldse finaali. Lõpuks jõudis finaali ja nagu lõpetas 8. kohal. Nii et lihtsalt nagu tema see tehniline sooritus oli nii hea, et nagu isegi, kuigi see lugu ei olnud nii tugev, siis oma selle nagu hea lauluoskusega lihtsalt suutis ennast nii kõrgele seal edetabelis ajada. See oli tõesti super tulemus, nagu kogu Eesti rahvas, ma arvan, et oli suht üllatunud. Või selles mõttes, et me kõik teadsime, et ta on ime hea vokalist ja tal on hea hääl ja ta on ise ka äge, aga kuna ongi, et need Kihlveokontorid ei ennustanud talle kõige paremat kohta, siis ta siiski üllatas, isegi Marko Reikop oli rõõmus ja üllatunud. Mulle meeldis see, et ta ise ütles Allikas siis hommikunuga saates, et ta tunneb, et ta on ise sellel aastal Eurovisioonil see nii-öelda must hobune. Võib-olla ma isegi ütleks, et tõesti nagu tema oli. Aga mulle ka hullult meeldis, et Allika läks, sest minu arust nagu viimased aastad meil on Eestil tegi siuke
naljakas muster nagu, et meil on käinud üksik mees, on ju, võib-olla on kitarr käes, meil on siin käinud Uku, on ju, siis meil oli siin Viktor Kroon ja siis meil oli siin Stefan. Ühesõnaga, et kuidagi siuke hästi mehine ja siuke nagu kuidagi hästi muster tugev on tekkinud, et üleskutse Eesti Laulule, et palun bändid ja naised siis äkki, et saadame veel siukest vaheldust rikkamat esitust sinna lavale. Või siis Eesti rahvale, et hääletage. Jah. Elisa, kes sinu lemmikud olid sellel aastal? No, ma ütleks kindlalt Soome, siis tegelikult hullult mulle meeldis Prantsusmaa. Mulle hullult meeldib see, et Prantsusmaal on, nad iga aasta laulavad prantsuse keeles. Üks aasta, kui see Måneskin võitis, neil oli see üks laulvola. Ja Barbara, see vola oli super. Nii hea. Siis Soome, Prantsusmaa, siis tegelikult mulle meeldis hullult Šveits, kus oli see noor kutt, kes laulis sõjast. See oli päris siuke armas lugu. Ja Belgia mulle meeldis. Ma vaatasin Belgia nagu esitust enne finaali ja ma ei tea üldse kõnetanud ja siis lambist seal laval kõik. Ma ei tea, see on vist täiega siukest Madonna mingi Vogue'i vibe'i mulle. See oli üli nagu hea üllataja minu jaoks. Tuleta palun meelde, kes Belgia oli? See kaabuga, blondi kaabuga, valge kaabuga, issand, roosas outfitis, see laiad püksid. Ja. See oli, ma ei tea, üli nagu suur üllataja. Aga kes on teie lemmikud läbi aegade olnud? Et sellel aastal meil suhteliselt kattusid lemmikud. Aga kui te mõtlete nüüd tagasi tervele oma elule, kui te olete Eurovisiooni vaadatud, siis kes on rohkem hinge jäänud? Päris raske on valida, neid on nii palju. Mina ka ausalt öeldes ei mäleta neid kõiki. Ma olen täiega Euroka fänn, ma täiega vaatan ja siis iga aasta tekib mingi kindel või mingi paar tükki ja siis sa mingi aasta aega kuulad neid. Aga ma ei tea, kui ma mõtlen nagu üldiselt, siis esimesed 2, mis mul pähe tuleb, on kiiresti Arcade. Duncan Lawrence on ju, võitis 2019. Ja siis siuke laul nagu Fuego, Küprosama 2000. Ja ta jäi teiseks, Neta võitis too aasta. Mulle jõhkralt meeldis see Fuego laul, ma nagu päriselt endiselt kuulan seda. Ja no muidugi Heroes Mons on ka nagu... Minu arust see on täpselt siuke definitsioon ühest õigest eurolaulust. Kui öelda Eurovisioon, siis mul tuleb kohe esimesena nagu tema pähe. Aga no muidugi neid laule on nii palju, need on nii head. Nii, teie lemmikud, palun, tulistage. Ma ei tea isegi. Või nagu mul ei ole kuidagi meeles, ma ka fänn on Eurovisiooni ja või nagu selles mõttes vaatan seda alati, kui see toimub ja elan kaasa, aga mulle nagu kuidagi ei jää need meelde, ma võin öelda nagu Eesti omasid, kes on nagu Eestit esindanud. Mulle meeldis Keter ja Ani näiteks, ma olin täiega sillas, kui ma nägin seda show'd 2011. vist aastal, kui ta esines, ma olin esimeses klassis või teises ja see oli ikka... No see oli see Keteri fenomen, vaata, ma arvan, me kõik olime mingi 10-aastased ja me olime täiesti sillas Keteris. Ja mis sest, et tal ei läinud Eurovisioonil kõige paremini, ta jäi vist finaalis viimaseks või? Aga see show ja see tants oli kuidagi äge, see oli vist veel sel ajal, kui laval võis olla rohkem kui 6 inimest. Minu arust tal oli terve nagu mingi tantsusats seal. Et see show mulle nagu väga meeldis, aga sellist välismaa ma ei teagi. No Eufooria meeldis mulle, aga nüüd kuidagi kõige selle uute uudiste valguses on kuidagi see ka mul taandunud, ma ei tea. Minu suhe Eurovisiooniga on suhteliselt keeruline selles mõttes, et ma olen seda väiksena jälginud vanemate kõrvalt ja siis mingi periood ma enam ei jälginud ja nüüd see aasta ma jälle jälgisin, sest ajakirjandustudengina mul tundsin, et mul on teatav kohustus seda Peer teha. Pressure. Ja. Aga lemmikud, no kindlasti Loreeni Eufooria on ju. Sellepärast, et see, mis sul meelde jäävad, emotsioonid jäävad tegelikult meelde ja see oli üks aasta, kui ma vaatasin ja sellega kaasnesid emotsioonid ja seda laulu ma kuulasin ka pärast seda ja siis, kas see oli 2009, kui oli see Norra poiss viiuliga? Aleksander Rõbak. Ta on 2 korda käinud isegi vist. Ja vist on küll jah, aga ühesõnaga see 2009 oli vist jah see, kui ta käis esimest korda ja see oli see, mis mulle meelde jäi, ma mäletan seda, et ma olin esimeses või teises klassis ja siis see oli see aeg, kui olid nuputelefonid Bluetoothiga, siis me jagasime üksteisele seda laulu ja siis kuulasime. Ühesõnaga mälestused, et need on võib-olla 2 minu lemmikut. Ma nõustuksin sellega, et tõesti see Fairy Tale on, ma arvan, kõige rõõmsam asi, mida ma oma terve elu jooksul olen kuulnud. Ja samuti, kui te mäletate, ma arvan, et see oli ka algklassides, oli selline lugu Saksamaad esindas, kellel tavaliselt läheb Eurovisioonil suhteliselt halvasti, nad on alati seal lõpus, aga siis neid esindas Leena looga Satellite. See oli hea, see on hea. Väga-väga iconic.
aga muidu Eurovisioonidest ma tooksin võib-olla välja, ma ei ole väga suur olnud nende standardsete lemmiklugude, nagu Loreen ja Mans ja ma ei ole väga suur nende fänn kunagi olnud, aga minule läks eriti korda Eurovisioon, mis toimus 2 aastat tagasi. See oli peale koroonat, kui ühel aastal oli Eurovisioon ära jäänud. Mulle väga ei pakkunud vaimustust see, et Uku Suviste meid esindas, aga kui me vaatame seda toppi, kes seal finaalis lõpuks oli, loomulikult Måneskin võitis, kellel on ka peale Eurovisiooni suurepäraselt läinud. Nad on vallutanud üle maailma kõik lavad. Ukrainat esindas Koa, kellel oli lugu Šum, mis oli ka väga hea, kui te mõtlete see tagasi. rohelise sellega see on praegu täiega minu arust, see laul elab oma elu. See elab oma elu ja nagu inimesed meenutavad seda siiamaani. Prantsusmaal oli seesama Voila, mida sa mainisid. Barbara, see oli ka nagu chanson, mis oli väga prantsuse muusikale isikupärane. Mulle meeldiski sellel aastal, et kõik riigid tõid nagu oma seda isikupära, et ei olnud lihtsalt nagu samamoodi nagu Rootsi vormib kokku poploo. Samuti Islandil läks väga hästi, kus oli need oranžide juustega bänd 10 Years, kui te mäletate, Daddy Freyr. Ma olen lihtsalt obsessed selle 2021 aasta Eurovisiooniga. Šveitsi esindas Gion Stiers, kellel oli see Tout Univers. Ma näen teie nägudest, et te vist ei mäleta neid lugusid. Ja Florida esines ka sellel aastal siis koos San Marinoga. Neil läks suht kehvasti, mis oli suht Neil läks väga kehvasti ja nagu sa nägid nende nägudest, et seal naisel oli väga piinlik, et ta Floridale sellise kogemuse elus tekitas, aga lugu oli iseenesest ka väga catchy, see Adrenaliina, nii et minu südame võitis 2021 Eurovisioon. Ma peaksin mainima, et tegelikult Eesti lauludest minu tegelikult vaieldamatu lemmik oli Elina Born ja Stigrasta lugu. Minu arust parim Eesti nagu lugu, mis on kunagi Eurovisioonil käinud. Goodbye to Yesterday, nii hea. See oli tõesti hea. Kas teil on ka Eesti laulust mõni favoriit? Ma proovingi praegu meenutada. Leto Svet oli kindlasti. Seda kindlasti. Aga Goodbye to Yesterday oli... Ta oli nagu teistsugune senistest Eesti laulul olnud lauludest. Ta kuidagi nagu, ta tundus eurolik. Aga teile ennustati kusjuures võitu ju. Ta oli nagu, ennustati, ja ta oli nagu Eurovisioonil, ta oli seal nagu jumal top 3, mäletan, toast oli hästi nagu kõrged ootused sellele laulule. Aga tal vist, kus kohast ta lõpetas? Äkki 7. 7. jah, 6-7 midagi sööks. Noh, siis läks hästi, aga mitte nii hästi. Aga kindlasti 2000 aastal, kui Tanel Padar käis 2002 või 2001 anyways enne minu sündi või midalgi siis ühesõnaga see laul on väga catchy. No mul lemmikut ei ole, aga tingimata judinaid ja väga võimsaid emotsioone tekitas Nečajeva laul. See oli küll selline ooperilaul vist on või klassikaline muusika, aga ta oli niivõrd võimas ja et see nagu jäi kuidagi meelde. Nii teistsugune, kui vaata Eestil varem ei ole käinud, nagu pigem ikka siuke mingi show ja pop ja mingi siuke. Kusjuures sel aastal oli ka ühel riigil üks ooperilaulja minu arust, kellel oli ka selline suur kleit ja kes oli niimoodi... oligi Prantsusmaa, okei, et see oli ka, meenutas mulle natuke Nečajevat ja see oli nagu ka vägev. Enne Nečajevat kellelgi tegelikult oli veel see, et Nečajeva kopis ka veel kedagi ja nüüd siis see... veel omakorda. Taaskasutus ja välti särki. No ma nõustuksin selles mõttes Nečajevaga, et kohe alguses oli näha, et ka tema on suurepärane laulja ja ilmselt sealt vähemalt žüriilt väga head punktid tulevad, ta lõpetaski väga heal kohal. Aga kui mõelda nüüd tagasi ajas natukene, siis mulle väga-väga meeldis Sandra Nurmsalu. Ja Rändajad oli väga hea. Ja siis, kas ta on millegagi veel? Urban Symphony oli vahepeal päris tuntud siis... Minu arust nad käisid Eesti laulul, aga nad vist ei võitnud, aga nad käisid mingi aeg uuesti. Ja kui me vaatame ajas veel tagasi, siis mulle väga meeldis Kerli Padari Partners in Crime. See oli vist, ma ei kujuta ette, kas see võis olla 2006 või see oli enne meie sündi, ma ei kujuta ette, aga see oli ammu ja see oli väga hea lugu. See oli ka päris hea, jah. See oli väga catchy. Ja uuematest mul kusjuures ei ole väga meeldinud need lood, mis me oleme saatnud, aga jah, tõepoolest Alika mulle väga meeldis ja temaga tegi Eestile väga palju uhkust, nii et ma ütleksin, et võib see Bridges ongi mul nüüd uus Eesti top 1. No minu meelest selle häda see aasta oli ka nagu üldiselt Eestiga, et laval ei toimunud mitte midagi. Nagu see klaver oli lahe, aga show'd ise oli väga vähe. Et me saadame iga aasta
põhimõtteliselt laulu, kus keegi lihtsalt seisab ja laulab või No vaata, see ongi- kõnnib natuke ringi. ja see ongi see fenomen, et üks inimene vaata käib, et aga minu arust see aasta isegi lava oli nagu hea, sest kui mõtleme, mis Uku Suvistel laval oli, tal mingi kukkusid ketid vist sealt laest alla küünled ja siis oli suur silt laav. ja see oli too aasta, kui koroona oli, siis kui oli see Ukule määratud aga too aasta, kui ta käis Eurovisioonil, minu arust see oli nagu, no see oli õnnetu, see oli minu arust mingi ketid kukkusid laest, mingi siuke värk oli. Karvane mikker oli. Mingi ämblik võrk oli seal peal. Evert Poom ka kommenteeris seda. seda. Eesti, see video, see laulu, muusikavideo oli see. Aga ja noh, Stefanil oli see, et ta hüppas seal üle mingi oja, mis seal laval oli, vaata. Aga muidu on pigem nagu siuke õnnetu laul, aga minu arust see aasta isegi oli nagu päris ilus. Ei, väga ilus oli, sest ballaadi juurde selles mõttes ei annagi väga mingi kõva tantsunumbrit keevitada. Äkki tegelikult mul oli terve seda Alika esitust vaadates väga suur FOMO, sest tegelikult Alika on tegelenud breaktantsuga aastaid. Ta on üliandekas, kui te nägite mingid stories'id, kus ta pärast tantsis. See on nagu väga-väga cool. Et kui võib-olla oleks andnud talle veidi sellise tempokama loo. Tegelikult see Eesti, kas te saate pärast vaadata see nime järgi? Paadam? Juhan? Ei. Eesti laulu ühesõnaga esindaja nagu annab väga palju intekaid Eurovisiooni teemal. Ta ütles ka, et Eestil on ainuke võidušanss tempokama looga, et ballaadiga me kahjuks ei võida Eurokat. Juhan Paadam, jah. Juhan Paadam, jah. Aga samas nagu Ott Lepland oli 6. koht, 5. 6 on ju, Netšajev oli ka top 10, nüüd Alika top 10, äkki just nagu ballaadid lähevad peale Eive. No ja aga samas võib-olla selleks, et nagu sinna top 1 saada, sa pead ikkagi nagu mingisugust tsirkust tegema veits. Lollus müüb ühesõnaga. Lollus müüb ja lühemad seelikud, veidi särtsakam show ja juba läheb. No tänavu kusjuures pandigi rõhku rohkem sellele leedide rohkele lavakujundusele minu arust. Äkki üritatigi siis kuidagi seal nende valgusinstallatsioonidega kuidagi mega ilus lava. Seda lava hallata. See on nii ilus. Nagu mõni aasta on nii õnnetu kuidagi, ma ei tea, aga see aasta on väga ilus. No samas oleneb BBC korraldas, see oligi tasemel. Plus oleneb ka muidugi kohast ja areenast, kus see toimub, vaata. Ja, aga kui me nüüd mõtleme selle Rootsi võidu peale ikkagi, siis fännide seas on lahvatanud selline kahtlus, et kuna täpselt 50 aastat saab järgmisel aastal täis sellest aastast, kui ABBA võitis Eurovisiooni looga Waterloo, siis et võib-olla see Rootsi võit ei olnudki nii juhuslik. Siis tegelikult on ka teada, et Rootsis algasid ettevalmistused Eurovisiooniks juba kuu enne, kui tegelik võitja siis välja selgitati ja juba kihlveokontorid ennustasid Rootsile kindlat võitu, isegi siis, kui nii-öelda seda tatsuud ei olnud veel loona avaldatud. Nii et mida teie sellest arvate? Ma veits nagu isegi usuks seda. Päriselt. Ja minust see on suht smart move lükata see aasta Loreen nagu Eurovisioonile, sest et no me kõik teame, et ta ei oleks jäänud sinna mingi 20. kohale. Et ma ei tea, ma isegi nagu veits tõesti usun seda, et see tundub päris taktikaline lüke. Suht huvitav nagu jaa, aga samas naiivne mina, mu pea tahaks nagu loota, et see kõik on ikkagi aus ja läbipaistev ja uudne ja põnev, sest jaa nagu ma ei tea. Martin, mis sa arvad? Vandenõuteooriad on huvitavad ja mulle nad meeldivad. Ma arvan, et Eurovisiooni võit ja see, et Rootsi seda korraldab, võib kindlasti kaasa aidata, muidugi hea väljend, võib kaasa aidata siis Rootsi NATOsse pürgimisele ja no mina nägin, ma ei tea, kas teie jagasitegi seda TikToki või? Et Lorenil oli mikker küljes, aga teistelt võeti ära. Kusjuures ma vaatasin seda finaali vaadates, et miks tal on nagu terve hääletusaeg see must mikker küljes ja kõikidelt. Sa avastasid seda juba siis? Mina eile seda TikToki nähes, ma olin nagu üllatunud lausa, ma olin nagu mingi tõesti, et kas ta siis ei viitsinud ära võtta või ta ei leidnud vajadust või tõesti kuidagi ennustasid siis ette, et ta peab kohe uuesti lavale minema. Aga suht nagu huvitav on nüüd, miks ta oli. No need vandenõuteooriad kahtlemata on väga huvitavad, aga need tekitavad nii palju küsimusi, millele ma tahan vastuseid, aga millele vastuseid ei ole, seega ma ei kannata neid. Siis tuleb need tühjad kohad ise täis mõelda. No jaa, kas ma hakkan, ma ei tea, mida mõtlema veel kaugemale.
kuulge, aga see mikker, mis küljes oli, kas ei võinud kõikidel favoriitidel olla, nagu näiteks kas Käärijal ei võinud seal puhvis varrukat all seda mikrit tal ei olnud minu arust, no Loreen oli konkreetselt vaata näos näha, nagu must ka veel, ei olnud mingi väike peenik ega midagi. Aga võib-olla see on artisti enda valik, et ja, kas ta võtab ära või ei võta. Äkki Loreenil, vaata, tal olid pikad juuksed ju, äkki see on lihtsalt... Ja, aga samas... Nagu, aga äkki Käärijal oli hoopis käes see mikrofon, et tal ei olnud see pea oma, vaid tal oli äkki see käe oma, ei või? Ei, aga see on see Soome oma mõtted. Jah. Et ta tantsis ju. Tal olid käed käisid niimoodi paremale vasakule. Okay. Samas, kas üldse kellelgi teisel oli nagu see mikrofon nagu või? Ma ei teagi. No kui mäleta, praegu kindlasti kellelgi oli, aga no ikkagi naljakas ju. On küll, kas te muidu nägite seda Ryanairi reklaami, kus on see, et kui sa topid nagu Käärija endale varrukatesse mingi 8 paari pükse, siis we will charge you. Ei näinud. See on nii hea. See on väga hea reklaam. See Ryanairi copywriter lihtsalt väärib palgakõrgendust selle eest. Aga kui me vaatame nüüd üldisemalt tagasi erinevatele Eurovisioonidele, siis neid skandaale on olnud seal tegelikult veel üksjagu, mis ei ole seostunud Loreeniga otseselt, aga näiteks kui me mõtleme kas või Eestile tagasi, siis Vaiko Eplik on peksa saanud ja igasuguseid muid värvikaid seiklusi on läbi aegade juhtunud. Kas teile meenub ka mõni skandaal, mis võib-olla siis šokeeris teid? Mulle küll mitte, mis see Vaiko Eplik sai peksa? Vaiko Eplik sai peksa, just eile avasin Kroonika, vaatasin selle, vaadates siis tagasi 30-aastasele nagu Eesti esindajatele Eurovisioonil ja siis oli jah, et Vaiko Eplikul õnnestus peksa saada kusagil. See ei olnud laval, õnneks, aga jah, selle Eurovisiooni siis käigus. Okei, väga põnev, väga põnev. Sellega me ei olnud ka enne kursis. Ma neid skandaale väga ei tea, aga mulle meeldis see, kui see Goodbye to Yesterday, see oli vist aasta peale seda, kui nad olid võistelnud ja nad tulid esinema ja siis Märt Avand ja Ott Sepp tulid ja võtsid lava üle. Ja see, ma ei tea, kas see oli neil läbi räägitud või mitte, aga see jättis väga autentse mulje. Nii et võib-olla seda päris süükseks peksa saamiseks ei saa nimetada, aga see oli kindlasti kõrge hetk minu jaoks. Ma mäletan, et aastal 2021 on sama aasta, kui Måneskin võitis, siis ma ei tea, kas te mäletate, aga mingi 4 naisel oli täpselt samad kleidid. Et see oli päris huvitav, et minu arust kas kostüümidramat pole ammu olnud. See on küll huvitav, aga kus juures nagu, selles mõttes, et kui lugude juures me saame rääkida plagiaatidest, siis see riietus selles mõttes stilistid läbivad selle kokku ju vahetult enne tegelikult seda Eurovisiooni. Nagu sellel aastal oli Eesti Laulul sama teema, et Sissi ja Alika stilistid olid natukene raksus, sellepärast, et mõlemad otsustasid, kuna mõlemad olid favoriidid Eesti Laulul, siis mõlemad otsustasid panna siis valge hõljuva kostüümi. Minu arust Sissi veel muutis mingi paar päeva enne ära. Muutis just selleks kostüümiks. Ja Alika ütles ka, no ja Sissi vaata võttis, et meil oli juba ammu paigas. Aga ühesõnaga, see oli naljakas lihtsalt, et 1 aasta ja nagu 4 nagu samasugust, et kuidas nii sarnane maitsenud oleks olnud sama kleita, kas või teist värvi, aga kõigil oli siuke valge hõvedasega. Aga see on efektne, ilus. Oli aasta moevärv järelikult. Aga eks neid tegelikult, kui me mõtleme skandaalide peale, siis päris palju on olnud selliseid etteaasteid, kus on midagi juhtunud, et laulja ei ole saanud siis oma lugu jätkata, nagu näiteks on lavale joostud. Inglismaal 1 aasta jooksis ja ma mäletasigi, mis aastas see oli. Keegi jooksis lavale mingi fänn ja siis nad laulsid edasi, aga neile pakuti, et tehke nagu viimasena uuesti oma etteaste. Aga ma mäletan, et nad keeldusid ütlesid, et see oli niimoodi mõeldud ja lasta siis olla, et ei võta seda pakkumist, et see oleks olnud nagu ebaõiglane teiste suhtes või midagi. No väga armas neist, ma oleks küll uuesti esitanud. Aga jah, sellel aastal oli Loreeniga tegelikult Melodifestivalenil, mis on siis Rootsi Eurovisiooni eelvoor. Seal oli sama asi juhtus Loreeniga, kus jooksidki kliimaaktivistid jooksid lavale ja talle ka pakuti uut võimalust, aga minu meelest seda vastu ei võtnud. Aga see aasta oli veel see, et ma ei tea, kas seda kuulsite, aga see Taani poiss oleks peaaegu disklahvi saanud Eurovisioonilt. Miks? Ei. Sest et seal on mingi kuupäev, millal sa pead avaldama oma selle euroloo. Ta avaldas mingi paar päeva varem midagi siukest. Ta esitas seda kuskil Lõuna-Koreas äkki oli või? Ja siis ta oleks peaaegu saanud disklahvi, aga mõeldi, et see on Lõuna-Korea, et see on vist fine, et siis ta ei saanud disklahvi. Ta oli see TikToker poiss, ma ei tea, kas te mäletate. Ta oli lihtsalt väga excited oma loo suhtes, ma arvan. Aga kuna esimene Eurovisiooni võitja oli teatavasti Prantsusmaa, siis on jäänud selline traditsioon, et lisaks inglise keelele ja siis kohalikule keelele räägitakse Eurovisioonil ka saatejuhtide poolt siis prantsuse keelt.
aga viimastel aastatel tundub, et see traditsioon hakkab hääbuma vaikselt. Kas te olete tähele pannud, et ma just mõtlesingi, et täna ma avastasin, et see üks õhtujuhtidest või saatejuhtidest siis rääkiski vahepeal prantsuse keeles ja mulle nagu ei meenunud, et seda on alati tehtud, aga võib-olla ma siis tõesti pole jälginud nii teraselt, aga see oli selles mõttes ilus keel, aga üllatav kuidagi, et räägite prantsuse keeles. No päriselt, sest minu meelest alati varem on olnud kogu aeg nagu seda prantsuse keelt hästi tugevalt sisse toodud. Ja võib-olla ongi lihtsalt ma ei ole märganud, nagu ma ütlesin. Ma mäletan eelmine aasta, kui oli see, oligi Itaalias on ju, ja siis mäletan Mika rääkis itaalia keeles, no see oli ikka ilus. No lalla. Aga see Hanna Vandi, ma ei hakka ta nimelt, ühesõnaga see näitleja, tema rääkis prantsuse keeles. Aga minu arust see on äge nagu traditsioon, aga tõesti võib-olla see hakkab vähem veits ära vaibuma, et minu arust kunagi oli seda ikka nagu tugevamalt, aga praegu minu arust ainult juhatatakse saadet sisse nagu prantsuse keeles, et mingi vahepealseid asju vist tegelikult ei ole olnud. No selles mõttes, et need, kes punkte annavad žürii, nemad ikka tihti ütlevad prantsuse keeles neid punkte ka. Aga ma arvan, et üks põhjustest võib olla see lihtsalt, et väga keeruline on leida prantsuse keelt rääkivaid saatejuhte. Nagu Eestis oli ju ka Marko Matvere ja Anneli Peebo vist valiti lõpuks. Aga tuli see Evert Poomi video. Sul tuli see Evert video? Evert Poomi video, mis värk sellega oli. Miks Mart Sanderit ei valitud? Reaalselt. See oli nii hea. Ta ju oskas mingi, ma ei tea, mitut keelt, mingi Mr. International ja siis võeti Marko Matvere. No Evert Poom ikka tegi räpaselt natuke. Ega see on äge, et nagu ta viitsib kaevata siukestes asjades ja tuua siukest asja välja, sest no olgem ausad, ma arvan väga-väga paljud ei teadnud üldse. Aga lõpetuseks, kas teie arvates peaks edaspidi žürii saama otsustada, kes võidab? Või peaks just ainult rahvahääl lugema finaalis? Mida mul oli väga hea meel, et poolfinaalis oli nagu täielik rahvahääletus, et siis olgi see, et rahvas saab valida, keda nad reaalselt tahavad finaalis näha. Aga ma ei tea, finaalis nagu, samas see on ikkagi nagu äge vaata. Aga võib-olla väiksema kaaluga siis kuidagi, et tõesti ei ole nagu pool ja pool või kuidas, et nii-öelda nagu 75-25. Või no näiteks kuidagi et ikkagi nagu jälgijatel ja fännidel oleks nagu suurem sõnaõigus. Ja ma nõustun mulle nagu meeldiks see võib-olla rohkem, et tõesti, sest et tegelikult ju sellel aastal ka, et kui žürii ei oleks andnud oma professionaalset hinnangut, siis oleks võitnud rahva lemmik. Aga samas Eesti ei oleks nii kõrgele saanud. No täpselt see on see kahe. Eesti oleks saanud 22 punkti. Jah, et see on nüüd kurb, aga no samas, ikkagi see on ikkagi rohkem rahvale, ma arvan, kui selles mõttes žüriile nagu, et mina olen küll selle poolt, et võiks tõesti, nagu Loren ütles, et väiksema kaaluga lihtsalt, sest et minu arust ikkagi veel võiks nagu olla mõlemad hääled, aga jah. Nagu täielikult rahvale vist ei, aga jah, suurem osakaal. No, ma olen nõus sellega, et mingi žürii osakaal peaks ikkagi säilima, aga praegu lihtsalt kuidagi ei põhjenda seda, et miks siis andsid kõik žüriid nagu Rootsile nii palju punkte, et nagu see jäi arusaamatuks. Miks rahva ja žürii arvamus niivõrd palju erines? No seal on see asi, et žürii hindab tehnilist sooritust ja selles mõttes, et nagu meloodilise loo puhul on lihtsam seda tehnilist sooritust hinnata, kuna Cha-Cha-Cha'l oli ju tegelikult palju sellist nagu räpi osaga. Seal oli üldse 3 eri muusikažanrit koos ju. Jah, aga siin tulevad jälle nüüd vandenõuteooriad mängu. Kõik žüriid olid ära ostetud. Kõik oli ära ostetud, jah. Ja siis ongi see, et kes annab oma naaberriikidele, vaat iga aasta on see, et mingid kindlad riigid annavad kellelegi. Meil on ka ju ikkagi pigem ju toetame omasid, aga muidugi toetasime, meie andsime kõikidele oma naabritele suht mingi punkti, aga see oli tõesti üllatav, et Soomelt ei saanud Eesti mitte ühtegi punkti. Minu meelest Soome ei ole juba ammu Eestile punkte andnud. Samas paar punkti ikka oleme saanud, aga minu arust see oli väga üllatus, nagu 0 punkti. No selge siis. Vähemalt Läti andis 12, hurraa. Eks me oleme siis tööjõud nende jaoks. Kalevipojad. Aga ma arvan, et siinkohal tõmbame saatele joone alla ja kohtume juba natuke vähem kui 2 nädala pärast. Aitäh, et tulite! Tšauki! Aitäh kutsumast! Tšau! Lõpetage volikogus joomine. Pool tundi tagasi selgusid Riigikogu valimiste elektroonilise hääletuse Venemaa alustas täna varahommikul sõda Ukrainas. Ma ei kommenteeri. Kõige ehtsam lumpen. Rahvusringhääling kahjustab Eestile mainet. Meediapala.